No tere taas. Öeldakse, et kui pea ei jaga, siis jagavad jalad. No jalgade jagamisega pole siin suurt midagi pistmist, aga pea jagamisega oli küll eile pistmist, et see eilne pikk jutukas lauluga läbi elu, kui ma selle öösel üle kuulasin, siis selgus, et ühe kõige värvikama seiga minu arvates olin ma ära unustanud, sest ma ei ajanud näpuga rida oma spikri peal. Ja kuna ma leian, et see oli siukene väga omapärane ja väga värvikas ja võib-olla ma arvan, et ka üsna haruldane, et siis ma otsustasin, et ma teen täna ühe jätku jutuka ja selle alapealkirjaks panen ma striptiis. Aga selle seiga jätan ma nüüd lõppu, et natukene põnevust üles kruvida. Ja no nagu te kuulete, hääl ei ole mul ikka veel päris okidoki, aga no kõneleda kanaldab küll, eks ole, ja lips on mul ees kui linnutiib täna, aga see pole päris tavaline lips. Et see on selline natukene eriline lips ja natukene varjatud sõnumiga, et ma näitan teile selle lipsu alumist osa. Kes saab aru, see saab aru, kes ei saa aru, see ei saa aru. Selle lipsu ma leidsin kunagi väga odavalt, kui ma otsisin mingeid lipsusid. Ja siis ma ostsin selle ära, see on niisugune ulakas natukene. Ja äkki haakub nagu tänase teemaga ja siis ma mõtlesin, et ma panen selle lipsu täna ette. Ja võib-olla ma panen selle lipsu kunagi oksjonile, ma ei tea. Võib-olla keegi on huvitatud, et mulle vahel meeldis lipsusid kanda, kui ma kontoris tööl olin, siis ma tahtsin vahel ei ole meheks muutuda, siis ma käisin oma ülikonnaga, siis panin lipsu ette ja siis üks kolleeg mulle ütles ka, et no täna on sul jälle selline maskuliinne lõhn ka, mul oli üks selline meestekas lõhn, mis oli nii meestele kui naistele siukene mõnus, et ta oli rohkem maskuliinne, siis nad käisid ja ajasid ninaga oi, täna sul on maskuliinne lõhn, täna sul on lips ees, ma ütlesin, täna ma olen lõppmehe eest väljas. No hiljuti ma kuulsin, et meis kõigis on natukene meest ja meis kõigis on natukene naist, et vastassugu poolt, et kellels vähem, kellels rohkem. Aga no pikka juttu ei hakka me nüüd rääkima, eks ole, et alustame siis nüüd selle järjejutuga, mis eile sai nagu unustatud, on ju. Ja ma lisan siia algusesse nüüd veel paar seika, mis mul meenusid nüüd veel seoses laulmistega, seoses esinemistega. Et kõigepealt see on nagu tegelikult sissejuhatus sellesse viimasesse osasse, et mis võib juhtuda. Et olime me Muste kultuurimaja kutsutud vabariigi aastapea linnapea vastuvõtule, mis on siis teatavasti 24. veebruar, aga see pidu ei olnud 24. veebruar, see oli mingi kas 22-23, aga väga külm talv oli. No kuskil 30 kraadi ringis oli külma, see kultuurimaja oli umbes nädal aega kütmata olnud, ja siis küte oli talle järgi pandud küll, aga kui ruum oli veel tühi, siis ta ei jõudnud soojaks minna. Et kui meie jõudsime nagu sinna kohale, siis oli ikka jube külm oli. Ja ma mäletan, et Aivar Tommingas, kes oli kutsutud sinna nagu õhtujuhiks, oli siis toksiidos ka seal väga varakult juba kohal, ta võttis seda kõike väga tõsiselt, et nähes teda toksiidos ja niivõrd intelligentse ja niivõrd kompu olekuga, kui ta tavaliselt laval mängis ikka väga palju selliseid joodikute rolle, et see oli suur vaheldus. Ja tema siis ka kandis kõik hoolt selle eest, et meie võimendus ikka kõik ilusti üles saaks ja heli paigas oleks ja ta võttis ikka väga tõsiselt kõike. Aga see ei ole praegu oluline. Oluline on see, et ruum oli külm ja kui need võimendust said üles, soundiproov sai tehtud, siis ma olin selleks hetkeks nii läbi külmanud, et mul kere ka värises. Ja me pidime nagu selle peo alguses laulma ühe laulu, siis Aivar avas selle peo, eks ole, tema avas siis selle peo, kui rahvas sisse tuli, enne veel, kui nad istusid lauda ja siis sai linnapea sõnavõttu, eks ole, aga see oli nagu algusstsenaarium, aga minul nüüd sellised külmavärinad, et ma ei saanud isegi rääkida, hääl värises, et rääkimata laulmisest. Kultuurimaja juhataja Tušja oli tol ajal, teda kutsuti Tušjaks. Tušja ütleb mulle niimoodi, et mine võta lava taga on pudel viina, et mine võta klomakas viina, et saad sooja. Aga mina nagu viina ei võta, on ju, ma ei tarvita siukest asja. Aga nii külm, eks ole, Tušja ütles, et ega sa muidu sooja ei saa, mine võta klomakas viina. Läksin mina siis sinna lava taha, võtsin siis ühe siukse väikse tirpitski ära sealt ja võts lämmest küll, jah.
2 heeringa võileiba sõin ka peale ja maru soe hakkas küll, on ju. No ja läksime siis sinna lavale ja laulma ja noh, me siis seal lava peal seisame ja Aivar siiski ütles paar sõna alguses ka enne juhatust nagu sisse, eks ole, et meie laulu, eks ole, ja mis laulu me laulma pidime, seda ma ei mäleta, aga kui ma siis vaatasin sealt lava pealt, mul oli hea soe juba, ja kui ma siis vaatasin sealt lava pealt seda publikut, siis ma vaatasin, et huvitav, miks nad kõik tuiguvad. Tulevad peole ja tuiguvad seina ääres. Aga noh, ilmselt nemad ei toikunud, nemad söisid ikka otse, aga mulle endale see klõmakas viina, mis ma võtsin, mõjus selliselt, et noh, minu silmis nagu kõik tuikus, on ju. Kõik liikus, on ju, kõik tuikusid. Ja kui me siis laulma hakkasime, siis noh, mul omast arust tuli ka kõik maru hästi välja, aga siis Andres müksas mulle, et kuule ikka viisi ka, on ju, vahepeal. Et noh, mul ei olnud siis nagu väga oluline, on ju, et kui segaja on ikka jagajas, kõik tuiguvad ja omal on hea olla, soe olla, siis polegi oluline ja ongi tümpsu või mida iganes, tuleb mis tahes, on ju, peaasi, et hea on olla ja lõbus on. Aga kui see üks laul sai siis lauldud, siis tuli see pikem paus, eks ole, seal sõnavõtud ja värgid, siis ma läksin lava taha ja siis mingi 20 minuti pärast hakkas mul nii halb. Et ma mõtlesin, et ma ei saa uuesti lavale minna sellepärast, et mul on nii halb minna siiveldama aga no siis tuli linnapea Rebane, kes oma habemega mulle põse peale musi andis, uskumatu hea hakkas kohe. Et võt selline seik, mis võib juhtuda, on ju. Et teine lugu, see oli nüüd Mustvest, teine lugu, lähme Põltsamaale. Põltsamaa lossi restoranis oli kutsutud mingi üritus, oli seal, mängisime alumisel korrusel või kuskil vahepealsel korrusel oli ju see baar, on ju, ja siis seal peol kohtusime, siis tuli mingi paar lugu olime mängitud, siis tuli sealt baarist välja Kirill Täiter ehk siis Torgu kuningas. Ja kes oli seal juba üsna lõbusas tujus juba ja kuna tema oli siis minu abikaasa koolivend tipi ajalt, siis ta hõikas, oi tere koolivend ja siis hakkasid nad seal jutustama ja eks noh, minul oli nagu esmakordne kokkupuude temaga silmast silma ja eks me siis, kui me seal laulsime, eks mina siis nagu jälgisin nagu seda Kirilli, mismoodi tema seal tantsis ja sealt mängis, ta ei olnud lava ees, ta oli natukene eemal, et mina nagu ei jälginud seda tegevust, mis toimus lava ees otseselt. Aga siis Andres müksas mulle, ta ei saanud öelda, eks ole, müksas mulle ja siis näitas peaga niimoodi, no et vaata, no mina vaatan, siis mina ei saanud midagi aru. Noh, lava ees seisis üks härrasmees 50ndates aastates, ilmselt põdes tugevalt andropausi, sest ta oli tulnud siis sinna peole mingisuguse väga noore tibiga, kellel oli miniseelik, siis no nii mini oli, et noh, enam minim olla ei saanudki. Ja nemad tantsisid siis seal liibusid siis üksteise vastu, aga tol hetkel, kui siis mina vaatasin, siis oli see mees nagu minu poole seljaga ja mina nagu ei näinud. Ja pärast Andrese käest küsisin, et mis värk siis nüüd oli, et mis siin siis nüüd nii väga vaadata oli. Ja siis ta ütles, et aga kas sa ei näinud, et kui nad olid küljega, et kas sa tõesti ei näinud, kui see, noh, nad olid nii kiimlesid seal lava ees, et nad oleks selle suguakti seal samas lava ees toime pannud, ega seal ei olnud vaja seda seelikut ka kergitada. Võib-olla seal ei olnud isegi aluspükse all. Et noh, see oli, aga millegipärast vist jäi see asi seal toimetamata või ma ei tea, kellel see mõistus pähe tuli, aga noh, nagu Andrese jutu järgi, noh, ma ütlen, mina isiklikult ei näinud, aga nii ta ütles mulle, et seal ei puudunud palju sellest, et oleks seal samas lava ees suguakt toime pandud. No nii. Noh, ja nüüd jõuame siis selle jutuni, mis mul nagu rääkimata jäi eile. Olime me kutsutud Rakverre mingile jõulupeole. Ja seal oli 2 erinevat seltskonda, suurem seltskond, väiksem seltskond ja siis noh, inimesed võtsid ikka napsu, eks ole, nagu ikka pidudel ja lõbutsesid ja sinna oli kutsutud siis nagu meie tantsupauside nagu vaheaegadel oli kutsutud siis esinema striptiisitarid Päälinnast. Ja nemad siis seal tegid oma numbreid ja me olime, see oli selline ruum, kus oli nagu baarilett, et me mängisime nagu baarileti taga. Ja ta ei olnud otseselt baarilett, aga no ma ei tea, mis otstarve sellel oli, aga umbes nagu baarileti mulje oli ja meie seisime seal taga oma pealegi, mina siis vaatasin seal, noh, me vaatasime ka siis seda esinemist, kui seal vahepeal oli ja siis
tuli üks abielumees, ta oli ilmselt, noh, sõrmus oli tal sõrmes ja oli aru saada, et ta oli seal naisega ja ühe sama naisega ta tantsis seal ja tuleb siis, seisab sinna minu ette ja vaatab mulle otsa, aga noh, ma põhimõtteliselt ei tahtnud hakata selliste nokastunud inimestega nagu mingisuguseid vestlusi arendama, sest jumal teab, millega see võib lõppeda. Nii. Ja ma ei teinud nagu väljagi. Ja siis ta võttis, vaatasin nagu mööda. Ja siis ta võttis endal särgi pintsaku ära ja siis ta võttis särgi seljast ära. Seisis siis palja ülakehaga seal teisel pool letti ja vaatas mulle otsa niimoodi ja ma ei teinud ikka väljagi. Noh, ei olnud karvane rind, täiesti tavaline rind. Mulle meeldivad iseenesest karvased rinnad, aga see oli täiesti tavaline. No ei läinud peale. Ei teinud väljagi. Tekkus väljagi. Noh, hakkasime me siis mängisime siis edasi ja stripteesitaritega vaheldumisi siis neid esinemised meil seal käisid ja siis mingil hetkel oli mingi lugu oli ja nad tantsisid oma naisega seal, noh, tantsupõrand oli rahvast täis, kõik olid seal, tantsisid normaalselt, aga see mees oli nagu rohkem nukastanud ja tantsisivad siis nemad, noh, nagu paaris, mitte noh, ühesõnaga lahus, mitte nagu teineteisest kinni hoides nagu paaris, vaid navus nagu rokkisid seal omaette. Ja mingil hetkel hakkas siis see mees nokitses lahti oma püksirihma ja lasi püksid maha, aluspüksid ka. Ja keeras siis oma alast ja alakeha sinna meie poole, kus me esinesime. Ja seisab siis seal niimoodi. Aga meil oli lugu pooleli veel on ju. Naine pani jooksuga välja. Inimesed ümberringi vaatasid, noh, mis nüüd toimub. Ja siis, kui me selle loo ära lõpetasime, see mees hõikas kõva häälega, kas ikka ei lähe peale? Noh, mulle tehti nagu, esiteks paljastati ülakeha, siis ta paljastas oma alakeha. No kuna jõuluaeg oli, siis ta võib-olla tahtis mängida oma kelladega seal seda jõulumeloodiat, aga paraku olid see kellahelinad olid sumbutatud, nii et helinaid ei olnud kuulda. Ainult pilt oli nagu näha visuaalselt ja no midagi erilist seal ka nagu ei olnud. Nii et noh, ei läinud peale jah. Aga ma isegi ei öelnud, aga ta hõikas jah kõva hääle, kas ikka ei lähe peale. Aga ma ei vastanud talle ikka mitte midagi, sest noh, rahvas olid kõik seal hämmingus ja vaatasid, no mis värk on ja siis ühesõnaga ta nagu toimetati sealt peolt minema, nii et peale seda ma teda nagu seal saalis enam ei näinud, kas siis naine vista minema või siis keegi ühesõnaga, noh, peale seda striptiisi toimetati ta sealt peolt ära. Aga mina noh ise nagu ei ole striptiisi teinud, et noh, kui nüüd välja arvatud nüüd üks juhus, kus me olime Tartu Vanemuise kontserdisaalis, oli üks metsameeste pidu ja kuna meie olime nagu Jõgeva metsamajandi ansambel, siis oli meil nagu palutud, et me annaksime siis nagu kontserdi. Ja Suvenir mängis tantsuks Suvenir mängis fuajees tantsuks, aga meie andsime siis tunniajase kontserdi lavalt. Ja mul oli siis selline, noh, oma õmmeldud jällegi selline helesinine kleit litritega, et see on ikka natuke sädeleks siin varrukatel ja kaeluses ja kleidi alaosas ja seal kleidi riie ei olnud iseenesest läbipaistev üldsegi ja seal alus oli ka olemas, aga võt seal Vanemuise kontserdisaali laval oli nüüd selline valgustus, et mina ise ju ei näinud, on ju, aga Viktor Kivioja ütles mulle pärast niimoodi, et väga huvitav, et mehed, kes siin saalis olid, noh, nii palju kui mina nägin, ei vaadanud sinu ülaosa ja sinu laulmist, eks ole, vaid jälgisid alaosa. Mis seal siis nagu vaadata oli? Ta ütles, et see kleit oli nii täiesti läbipaistev, et kogu mu kehafiguur, see alakeha figuur oli siis nagu röntgenis oli näha, eks ole, ja mehed olevat siis seda jälginud. No mina ei tea, jälgisid siis nad seda või mitte, et noh, kui seda saab nagu noh, mingil varjatud kombel striptiisiks nimetada, siis küll jah. Aga noh, teadlikult ei ole, noh, mina selliste asjadega tegelenud ja ma ei ole sellist vaimustuses ka, et kui ma siin vaatan, kes siin täna hommikulgi jäi mulle üks pilt Facebookis silma, kus üks
üks tuntud mees, strippar oli seal hommikul varakult poes oli ja noh, suht aluspesus ja niimoodi noh, oma paljastatud ülakehaga ja noh, mingi hõist oli tal küll peal, aga seal oli pilt oli tehtud selline, et noh, jah, igalühel omad kombed, igaüks on omamoodi kiiksuga. No minu kiiksud ma võin teha küll vahel igasugu lollusi, aga no jah, vaata selleni ei ole mina veel jõudnud, aga mine sa tea, võib-olla pöörab mul ükskord siin, käib nõks ja jumal teab, mis modelliks ma tahan ka saada, nagu mõned siin tahavad saada kangesti modellideks, reklaamimodellideks, võib-olla ma hakkan pesu reklaamima, pesumodelliks, et meil siin üks laulja ju Inglismaal ju arvestas seda, et kontserditel rookis ennast pesuväele. Noh, ju siis miski muu, noh ei, tegelikult ta laulab väga hästi, et niisugune omapärane, aga millegipärast jah, ma olin alguses täitsa šokeeritud, et noh, kuhu me siis nüüd oleme jõudnud. See, et siin mõningad jah, üsna aluspesus laulavad, aga kui sa tulid ikka alguses lavale ja sul on pidulikud riided seljas ja siis sa roogid mingil hetkel ennast pesuväele, no ma ei tea, kas see on ikka nii väga kontsert. Võt niimoodi, nii et võt sellised seigad tulid mulle siis nagu veel meelde ja tänane video on siis jah, nagu jätkuks sellele ja selle alapealkiri oli siis striptiis, et noh, ma arvan, et nüüd said kõik need värvikamad lood, mis on esinemistega seoses olnud, et eks neid on palju, tegelikult on neid rohkem ja noh, kordades rohkem, aga need olid nagu siis nagu selles mõttes, et mis nüüd siin nagu eile ja täna said nagu ette loetud, sellist natukene värvikamad. Nii et jätame siis täna jälle teiega hüvasti ja järgmiste korrani, seekord tõepoolest ma loodan, et lauludeni. Kes teab, võib-olla ma siin katsetan täna, võib-olla ma teen hiljem veel laulan selle laulu ka ära, mis ma siin olen plaaninud, aga ei usu hästi, sest hääl ei kannata mul vist hetkel väga välja, aga kõike ilusat teile ja tšau-pljau!